Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere armas vaataja! Käes on jälle laupäeva hommik ja käes on aeg hakata koos elu nautima. Tänase päeva alustuseks me oleme tulnud linnast välja, et tutvuda ühe mõisaga, kus toimub nii palju asju, et kõike võib-olla praegu vaadata ei jõua. Mida kõike põnevat siin Atla mõisas siis toimub? No Atla mõisas toimub kogu aeg midagi põnevat. Keraamika valmistamine, piparkookide valmistamine, martsipaanide valmistamine. Meil on siin kohvik, meil on siin kauplus, butiik. Me teeme siin gurmee õhtusööke ja valmistame siis ka õunanapse. Kui kaua keraamikatehas on töötanud? Keraamikatehas on meil väga vana. Ta on sündinud siis koos teise Eesti Vabariigiga ja on tänaseni siis nagu välja vedanud. Ja millal te õunanapsu hakkasite siin valmistama? Saab meil täpselt aasta vanaks. Plaanid olid meil juba ammu ja ettevalmistused ja ruumide ehitamised. Keraamikat saab põhiliselt osta ikkagi koha pealt, aga saab ka meie kodulehelt tellida. Napsusid müüvad Eesti hästi varustatud poed juba. Kaubamaja, Stockmann, lennujaama, butiigid ja veel paljud muud kohad. Nii et tundub, et teil ideed küll otsa ei saa? Ideid on meil tavaliselt üle, et me ei jõua neid ära lahendada. Ja suviti toimub siin vist ka mingisuguseid suuremaid üritusi? Ja, vähemalt üks kord suvel on meil üks väga suur üritus, mis on siis see aasta 9. juunil ja üritus siis toimub juba 13. korda. See on kõigile rahvale tasuta ja ta on väga populaarne. Tasub tulla meile vaatama. Siin on erinevad käsitöömüüjaid, toitlustajaid, söögi- ja joogipakkujaid. Siin on rahvatantsijaid, see aasta tuleb puhkpilliorkester ja teatrietendus on ka. Siin on siis destilleerimisaparaat, kus me keedame piiritust õunaveinist ja tulemuseks on õunapiiritus või õigemini öödevi, mis ei ole mitte 96%, vaid tuleb 85%. Ja on väga maheda maitseline, väga hea on tas teha niisuguseid omapäraseid jooke, mida Eesti turul veel keegi ei paku. Mida veel Atla mõisa viinaköögis saab? Me teeme siis kõigepealt 3 sorti õunanapse. On helisev, on mõisahäranaps ja on muistnenaps. Ja meie napsusid toetavad Eesti kõige suuremad legendid. Kui helisev naps on põhjendatud Rapla kui suure muusikalinnale, sealse omaaegsele muusikule Raimond Valgrele, siis mõisahärra naps, kes on meie üks partneritest, on tema naps. Ja 3. on muistnenaps, mis on põhjendatud siis Raikkülale ja seal olev Pakamäele, kus on nagu minu suguvõsa pärit ja kus asub Eesti kõige suurem legend, ehk kus asus kunagi eestlaste muinasparlament ja sealt ka nimi Muistne. Lisaks sellel aastal tõime turule ka 2 napsu naistele. On siis mõisaproua naps, mis on kuiv kirsinaps ja teine naps, magus ja tõeline vanaema naps ja nimi ongi vanaema kirsinaps. Hea nostalgia. Ja väga palju me teeme siin ka teenustöid. Paljud väikesed veini ja siidri õlletootjad, näiteks tegime just Ingveri napsu, teeme siin mõnele ansamblile napsu, oleme teinud siin viskisid. See nimekiri on suur. Talvel Saksamaal Berliinis saime käsitöönapsude võistlusel 3. koha, mis on meie jaoks alles aasta tegutsenud väga suur tunnustus. Esimene tunnustus tuli eelmine aasta, kus helise õunanapse Eesti parima kokteili auhinna. Mida maiustuste kuningriik endast kujutab? Maiustuste kuningriiki sobib tulla nii lastel kui täiskasvanutel ja siin valmistame martsipaani ja maalime ja jõulude aeg saab tulla valmistama piparkooke.
kui suur grupp külalisi siia on oodatud? Miinimum 5 ja maksimum on 55. Kuidas see valmistamine siis käib täpselt? Me ise toodame keraamilisi vorme, siin on näiteks Tallinna vapiga piparkoogivorm, siis martsipani samamoodi nagu taigenki rullime, siis pressime siia sisse, kallutame välja, lõikame üleliigse ära ja siis koloreerime. Ja piparkookide puhul samamoodi, et siis kuldame, et siis tuleb just see reljeef välja. Ja piparkookid siis muidugi küpsetame, aga martsipani siis saab kohe kaasa võtta, kui värv on juba kuivanud. Ja programmis räägin ka nii maiustuste ajaloost Eestis kui maailmas. Kui me juba Tallinnast välja tulime, siis vaatame edasi, mida põnevat siin kandis veel on. Rapla-Märjamaa maanteel on üks väga tore peatumiskoht, 1,5 kilomeetrit Raplast välja sõites, kuhu me tulime maitsma ühte erilist karaskit. Kuidas see siis niimoodi alguse sai, et te hakkasite terve perega koos kõrtsi pidama? Tegelikult oli see ikkagi suur kokkusattumus, et seal juhuste kokkulangemine oli see asi, et minule meeldis see vana aja ehitus ja vana aja kola ja kõik asi ja kuna need kogemata sattusid need hooned meie juurde tahtsid tulla, need hooned ja meie kätte, siis me lihtsalt alustasime siin emaga seda kõrtsupidamise ehitamist ja tegemist ja algust ja kokkusättimist. Pulmi on meil igal suvel ja kevadel ja isegi talvel, kellele kuidas parasjagu meeldib ja sobib. Palju pulmasid, palju sünnipäevasid ja on meil tõesti siin tehtud, kuna me oleme 18 aastat juba, saab see aasta täis, kus me siin oleme toimetanud. Alguses, kui me avasime, siis ei olnud Raplas nii palju toidukohti ja meil oli iga päev oli ikkagi hommikust õhtuni külalisi täis oli ja siis käis ikka Rapla rahvas kõigepealt uudistamas. Kas kõrtsi juures töötavad siis ainult ema ja poeg või on ka ülejäänud pere rakkes? Ei ole, siin on meil kõik nii naised kui mehed kui lapsed ja kõik lähisugulased, kes aitavad ooktööpäevakul, kes aitavad kõiksuguseid muid tegevusi teha, kui on kambas vaja midagi ära teha, kõik teeme ära. Firmaroo nimetus on meil Krantsi-hunit, välisviileest on tal siis see põhi paneeritud snitsel nagu, siis on metsaseened, siis on pekiliha, tailiha, suitsuliha ja siis vaht või selline kuhi tuleb siis sellisest asjast nagu munavalge klopitud ja juust on seal sees ja see on siis tõeline kuhi ja hunnik selline toitu. Siis lisandis juures põhikartulad, värsked poolsalatid, kaste. Kohalik karask on maitstud, kohalikest õuntest tehtud rullbiskviit on ka maitstud ja nüüd me läheme räägime hoopis pannkookidest. Eesti parim toiduaine 2019 on mamma kõrvitsa kohupiima pannkoogid ja nüüd me tulimegi mammale külla, et vaadata, millest need pannkoogid valmistatud on. Nii et ma saan aru, et siin ongi siis nüüd olemas kõik need ained, millest siis need pannkoogid tehtud on. Jaa, meie mammas teemegi pannkooke tegelikult täpselt samasugustest toorainetest, nagu on emad ja vanaemad läbi aegade teinud seda ka kodust. Et ongi jahu, muna, piim, siis on porgand ja kõrvits ära püreestatud, siin selline mõnus püree, natuke kohupiima, pisut õli, kokku segatud, saabki väga ilus kuldkollane taigen, millest valmivad kaunid pannkoogid. Ja säilitusaineid ja mingeid lisaaineid, värvaineid siis üldse ei ole või? Ei, säilitusaineid ega värvaineid me ei kasuta. Kõrvits, porgand kokku on ise nii mõnusad looduslikud värvid, nii et midagi sinna juurde vajadust ei olegi panna. Aga tegelikult on nad ka väga palju kasutatakse lapsele näiteks kooli kaasa või ise haarad autos, tõmbad lihtsalt paki lahti. Meil on hästi mugav pakend ka, mis lihtsalt siit repitav. Võtad väikese koogi välja. Näitan nagu ta on nii kaunist värvi ja tegelikult on pakend uuesti taas suletav. Paned kinni tagasi
Nüüd me olemegi siin taigena ilusti valmis saanud. Ja selline see mamma pannkoogi taigen siis välja näebki? Põhimõtteliselt küll. Tehasest tehakse muidugi mitmetes, kümnetes kordades suuremates kogustes, aga selline ilus ta tegelikult välja näeb. Aga kui juhuslikult ei ole väga suurt pannkoogi fänn, et kas siis saab midagi muud mammalt ka? Ja ikka saab. Meil on tegelikult terve külmkapp on täidetud mamma asjadega. Valik on lai ja kõigile on midagi. Mammal on tulnud palju uusi asju turule, nii salatitest kui uutest pannkookidest, uued supid. Millised pannkoogid on sinu lemmikud? Minu enda suured lemmikud on loomulikult kõrvitsa pannkoogid, aga ma eriti tooksin veel lisaks esile on kaeraõuna pannkoogid, 100% kaerajahuga tehtud pannkoogid. Pisut on sees ka kaerakliisid, mis annab sellist mõnusat krõmpsuvat maitset. Seal on lisaks sees ka veel lõunapüreed ja pisut kaneeli, mis tuleb selline mõnusa pika järelmaitsena. Et need on tõeliselt head ja sellised mõnusad üllatused. Mamma tooted on müügil kõikides suuremates jaekettides ja mamma tooted leiab valmis toidu külmariiulilt. Kui sul tuli nüüd pannkoogi isu peale, siis mine meie Facebooki lehele. Seal toimub väikene mäng ja peab vastama küsimusele, kus asuvad sinu kodupoes mamma tooted, ehk siis millises riiulis. Ja kõikide õigesti vastanute vahel loositakse välja tootekott mamma toodetega. Nüüd ma olen leidnud endale siit uued sõbrad kitsede näol, aga tegelikult on järgnev jutt huvitav hoopis hobuse sõpradele. Kui mõnel lapsel on ratsutamispisik sees, siis millest tuleks alustada? Kindlasti tuleks otsida siis välja kodulähistel või piirkonnas ratsutamistal, kus on siis atesteeritud treenerid ja kus saaks siis ratsutamist alustada. Et Eestis on talle igas piirkonnas, igas maakonnas. Kust tulevad lapsed teie talli? Juurimaale tulevad lapsed Märjamaalt, Kullamaalt, Vigalast, et üksikud ka Haapsalust, Tallinnast, et ümberringi olevatest siis asulatest ja samuti Raplast. Ja mitu korda nädalas trennis käiakse? Keskmiselt 1-2 korda ja need lapsed, kes juba võistlevad ja tahavad ratsutamisega rohkem tegeleda ja seda kui spordialana, siis nemad käivad 4-5 korda nädalas. Ja kui kiiresti saab hakata võistlema? See sõltub lapsest, et tublimad sellised lapsed, kes meil on saanud väga hästi nii-öelda hobusega kontakti ja kellel on ka natukene annet, nendega on läinud siin circa 1,5 aastat, aga see on nii individuaalne, et see võib olla võtab rohkem aega ja võtab vähem aega, et sõltub täiesti lapsest ja sõltub ka siis nii-öelda sellest hobuse kvaliteedist, mis on väga oluline ratsakoolides. Kas täiskasvanuna võib ka alustada, kui üldse pole varem hobuse selga istunud? Ikka. Et meil on autahvli peal isegi kõige kõrgem vanus, mille juures ratsutamis on käidud 71. Ratsutama võib tulla ka vanemas jäänis inimene ja näiteks Juurimaal meil on ka selline võimalus, kes ei taha ratsutada, saab minna vankrisõitu loodusesse nautima. Juurimaal on lisaks hobustele siis väga palju erinevaid koduloomi, lehmad, lambad, kitsed, jänesed, haned, kanad, eeslid, väiksed merisead ja nuinud loomad veel. Saab ka tulla nii-öelda pisemate lastega päeva veetma. Suvel need on väga populaarsed, on suvised lastelaagrid ja lisaks siis nendele laagritele me teeme firmadele suvepäevi, huvilistele ratsamatku. Et meil on vahvamad kogemused, et kõige kaugemad külalised olid eelmine aasta Ameerikast, Texasest, kes siis väga fännasid, ütlesid, et Eesti loodus on väga kihvt. Me läheme nüüd väikesele pausile, aga teie tulge kindlasti pärast pausi tagasi, sellepärast, et meid ootavad veel igasugused põnevad seiklused ees. Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Oleme nüüd pausilt jälle tagasi ja selleks, et rõõmustada lihasõpru. Kes või mis on Frank Kutter? Frank Kutter on lihameister ja seakasvataja. Me tegelikult oleme suhteliselt uued tegijad Eesti turul. Oleme tegutsenud natuke alla 2 aasta siin Raplamaal ja Kehtnas, et Raplamaa rahvas teab meid juba hästi ja järjest rohkem ja rohkem teab meid ka Harjumaa rahvas ja
ja rahvas üle Eesti üldse, et me oleme siin kaubandusega kenasti alustanud viimasel ajal koostööd ja jõuame järjest rohkem ja rohkem üle Eesti poelettidele. Me toodame põhiliselt kõiki klassikalisi lihatooteid, mida ühest seast saab teha. Et need on singid, vorstid, snäkid, keeduvorstid ja nii edasi ja nii edasi. Ka värsket liha pakume. See on üks meie sellistest tugevustest ja eelistest kindlasti, et nii pika tarneahelaga nagu on Frank Kutteril ilmselt sellised lihatööstusi Eestis on tegelikult väga vähe. See tähendab seda, et meie omanikul on seakasvatused, kus täna on circa selline 35 000 siga meie seakasvatustes, nii et me selle numbriga oleme kindlasti üks esikolmikus olevaid seakasvatajaid üldse. Frank Kutteri tooteid müüakse Coop-kauplustes üle Eesti, Maximates, suuremates, lähiajal ilmselt ka Rimis ja Selveriga on meil jutuajamised pooleli. Tallinna turgudel, Nõmme turul oleme, Balti jaama turul ja sellistes kohtades, et on meil omad lihamüüjad. Samuti kaubamajas, toidumaailmas ja ka Stockmannis. Kas suvi toob ka midagi uut ja huvitavat? Jaa, Frank Kutter on käed löönud Eesti Grilliliiduga ja me oleme seal kõvasti esindatud siis terve suve erinevatel Grilliliidu üritustel. Raplamaalt me nüüd korraks küll lahkume, aga lihasõprade rõõmuks läheme lihateemadega edasi. Sina teadsid, et lihasööjatel peaks olema parem nägemine kui taimetoitlastel. Ja selle testimiseks on Vorstiabi poe ette paigutatud selline armas raamaturiiul, kus siis saab valida mõne raamatu ja vorsti kõrvale natukene lugeda. Oleme Nõmmel juba Vorstiabil külas käinud, aga kuulsin, et nüüd olete tulnud ka Balti jaama turule. Ja, Nõmme meile kitsaks natukene, mõtleme, tuleme siia. Et ka siin on hästi palju toredaid inimesi ja selles oleme ise veendunud. Et tänu sellele, et nõmmekad on meid juba nii-öelda omaks võtnud ja ütleme sellele kvaliteedile ja meie teenustele pannud sellise punkti, et sobib tulla seda pakkuma nüüd ka. Tegelikult üks põhjus oli ka see, et kuna ikkagi Nõmmel oli palju meil muruniita ja lund lükata, siis siin seda teha ei ole, siin saab natuke laisemalt olla. Siis tulime siia selle pärast ka. Kas teil on siin sama head vorstid kui Nõmmel või on teil siin midagi uut ka? Tegelikult ma arvan ikkagi veel paremad. Et kindlasti on ka muidugi Nõmmel olemas, on meil kanavõrstid. Et kanalihas, suitsuvõrst ja grillvõrstid. Siis muidugi, millest ei saa üle ega ümber, mis meil endale väga meeldib, siin iga hommiku noomineta ära joo, on meil Hiirumaa käsitöölimonaadid. Et tõsised maitsvad hästi palju erinevaid sörte. Kui hakata siin järjest vaatama, siis kindlasti on ka näiteks osasid sinke, põline suitsusink, mis on juurde tulnud. Ja võib-olla Telliskivis inimesed ei tea, et tegelikult vorstid kasvavad puu otsas, et me oleme nagu aretanud uue puu ka siia, et siis kõik tulevad siit otse ja värskelt. Et osad on näha, on sügisesed viljad, siuksed pikemad ja mõned on siuksed kevadised, juba väiksed juupikesed seal. Aga jah, ilusti kasvab see puuke. Ja grillihooaeg on ilmselt juba alanud. Kas teil grillijatele ka midagi on? Neil on päris palju. Et on saslõkki, on kanasaslõkki, on klassikalist seakaelakarbonaadist tehtud saslõkki ja muidugi igasugu erinevaid toorvorste, käsitöö toorvorste. Ja muidugi meie enda kanamunad. Jah, kui muud nad ei tee, siis vähemalt munevad. Jah. Vorstiabi on võtnud oma missiooniks kõiki grillijaid abistada ja varustada, nii et mine meie Facebooki lehele, seal toimub vaatajamäng ja loositakse välja 3 pakki käsitöö grillvorste ja 1 käsitöö limonaad. Nüüd räägime sellest, kuidas jäädvustada hetki ja emotsioone. Miks üldse võiks minna fotograafi juurde fotosessioonile? Need on ikkagi hetked, mis jäävad. Nii tore on vaadata neid pilte, mis on tehtud aasta tagasi või 5 aastat tagasi ja mul ongi nii hea meel, et mu juures käib nii palju peresid, kes ongi käinud juba 3-4 aastat. Ise ka öelnud, et nii tore on neid pilte tagant järgi vaadata. Ja siis on väga tore laste kasvamist. Jaa, just, et
kuna fotograafina ma ise võin öelda ka, et olen see kingsepp, et oma lapsed on jäänud natuke tahaplaanile. Et siis oma viimase poja ma pildistasin küll iga kuu tema tegemisi. Et kui ta kasvas ja tegelikult nii kihvt on vaadata neid pilte. Miks sa pildistad? Miks sulle meeldib pildistada? Mulle meeldib jäädvustada neid hetki ja seda emotsiooni ja ma saan ise kuidagi sellest nii palju energiat tagasi, et see on nii kihvt. Ma hakkasin pildistama niimoodi rohkem aastal 2010. Ilmselt paljud naisfotograafid ongi hakanud niimoodi pildistama, et lapsed sünnivad ja siis kodus olles sa ise tahad hakata jäädvustama enda beebisid ja sealt kasvas see edasi tööks. Nüüd siis juba 8 aastat ma olengi fotograafina toimetanud. Kuidas sinu fotoseansiks valmistuda? Kindlasti selga ikkagi puhtad riided, kaasa niisugune positiivne hea tuju. Tore on, kui lapsed on ikkagi söönud ja lapsi ja peresid ongi tegelikult väga tore pildistada sellisel peale ärkamist hommikupoolikul võib-olla, kui nad ei ole veel pahurad ja ennem lõunaund, et siis nad on rõõmsad ja värsked ja kui naisterahvad tulevad, ikkagi kerge jumestus on see võtmesõna. Kas poleks mitte armas, kui igast beebist oleks tema beebi iga meenutamas selline armas raamatuke? Aga meil on nüüd toredad fotod tehtud ja meie lähme otsime nüüd mõne sisustuspoe, et ehk leiab sealt ilusad raamid. Kohe saame teada, mida tähendab Scandiboho interjööri puhul. Ma näen teie Hunterjööri showroomi seinal väga lahedaid fotosid. Need on siis ka teie veebipoes olemas, eks ole? Jaa, et kõiki neid fotosid saab meie veebipoest osta. Et on esindatud meil 3 erinevat Rootsi fotograafi ning lisaks 1 Austraalia fotograaf. Ja mida ägedat kodusisustuse osas siis teilt veel saab? Meilt saab põhimõtteliselt kõike kodusisustamisel kasutatavat. Et meil on nii mööblit, vaipu, valgusteid, aksessuaare, lauanõusid, erinevat eksootilisemaid detaile, mida enamasti jõuab meile Indoneesiast. Kust need vaibad pärinevad ja mis need eriliseks? Need teeb eriliseks nende aeglane valmistumise viis, et neid valmistavad Maroko naised. Ühe vaiba valmis tegemiseks kulub nädalaid või kuid, et oleneb mitmekesi seda vaipa teha. Kõik need villajupid, millest see vaip koosneb, on siia ükshaaval käsitsi sõlmitud. Osa mööblist on vana mööbel, mis on meie enda poolt korda tehtud. Et see on samuti sellised esemed, mida ei ole kahte samasugust saada. Et kes tahab enda koju just midagi väga erilist, et siis meil on nii mööbli kui paljude muude aksessuaaride puhul just sellist valikut väga palju. Meilt saab osta väga hõlpsasti läbi veebipoe, aga samas kõik, kes soovivad kaupa lähemalt vaatama tulla, on oodatud meie showroomi. Et selleks tuleb küll eraldi aeg kokku leppida, et kuna me ei ole igapäevaselt ega igandaselt kindlatel aegadel avatud, et kokkuleppel saab alati tulla ja ise omal käel vaatama, katsuma, proovima. Vot selle nunnu elevandi ma võtaks küll endaga koju kaasa. Aga õnneks on Hunterjööri lehel elevandipilte veel. Väga armas, et meid täna vaatasid. Kohtume kindlasti jälle nädala aja pärast ja soovin teile kõigile meeldejäävat homset emadepäeva.